kooliõpilastega tegeledes hakkasime kõigepealt korraldama nendele kevadisi metsapäevi, mille käigus siis läksime kuhugi raielangile ja istutasime ühiselt metsa. Kui algselt oli meil kevadeti 1-2 sellist ettevõtmist, siis eelmisel aastal oli neid juba koostöös siis Keskkonnaametiga 6. Kui mõne aasta tagasi käisime 2 kooliga Sagadis, siis nägin, et õpilastele väga meeldisid ja tundsid huvi selle vastu, et mida kõike võiks näha mikroskoobiga. Ja kui nad avastasid, et kui huvitav võib olla näiteks liblikatiib või seeneniidistik või midagi muud peenemat läbi mikroskoobi vaadata, siis ega selle mikroskoobi juurest ei tahetud kuidagi lahkuda ja anda võimalust siis teisele. Ja tulles siis sealt Sagadist koju ja sõites siit Haanjast mööda mitmeid kordi, siis pidevalt nagu tekkis jälle mõte läks sinna ratta, et kas mitte ei annaks korraldada selle endise Haanja looduspargi hoone baasil mingit õppeklassi. Ja RMK oli siia teinud oma teabepunkti. Siis võtsingi nendega nagu ühendust ja hakkasime arutlema teemal, et kui teeks koostööd ja rajaks sellise loodusklassi siia ruumidesse, kus siis õpilased saaksid üle maakonna tulla ja teha erinevaid koolitunde, uurimusi, käia siinsamast lähedal õpperadadel matkamas, otsida sealt loodusest huvitavat ja siis hakkaski see mõte arenema, see pakkus huvi nii RMK teabepunkti töötajatele kui kohe siin lähedal asuvale Haanja põhikoolile. Ja selle õppeklassi rajamiseks toimusid meil mitmed töökoosolekud. Arutasime võimalusi, mida on ühel või teisel poolel selle heaks teha. Ja nii ta siis käima meil vaikselt läks, et ühel aastal natuke, teisel aastal ka natuke ja niimoodi siis nüüd detsembris saimegi pidulikult selle loodusklassi siis avada. Võrumaa Metsaomanike Liidu poolt on siis siia soetatud õpetajate mõtete alusel siis erinevaid vahendeid, alates siis pintsettidest ja kääridest kuni siis mikroskoobini välja välitöödeks, et kuskilt veekogust ka uurida, mis mardikaid või mida sealt nagu on võimalik kahvaga kätte saada, siis on kahvad ja kausid. Siis on meie poolt veel soetatud erinevat kirjandust, taimede välimäärajaid, lindude välimäärajaid, seente välimäärajaid ja nii edasi. Siis on viimane selline suurem ost oli projektor, millega saab siis õppefilme seinale näidata. Metsa uuendamise toetust saab taotleda erametsaomanik ja metsaühistu. Toetatavad tegevused on maapiirne ettevalmistus, istutamine ja taimede soetamine ning metsapuutaimede ka hooldus. Toetuste määrad 2012. aastal on samad, mis olid 2011. aastal, kuigi määrus muutus. Ehk siis maapiirne ettevalmistuse eest on võimalik saada 96 eurot hektari kohta, kui seda tehti ketasadraga. Mõne muu seadmega on määr 64 eurot hektari kohta. Istutamise võib teha oma tööna, samamoodi ka maapiirne ettevalmistuse. Istutamise määr on 128 eurot hektari kohta. Taimedel tuleb ka uues määruses väike muutus.
kui siiamaani sai 80% taimede arvust tagasi toetusena ja kuni 16 senti taime kohta, siis uue määruse alusel ehk siis sellest järgmisest ka voorust on võimalik saada 35 senti taime kohta, kui tegemist on laialehelise taimega. Ehk siis harilik tamm, harilik saar, harilik vaher, harilik jalakas, künnapuu ja harilik pärn. Muidugi tuleb arvestada, et kõik taimed, mis olid soetatud enne uue määruse jõustumist, lähevad ikkagi vana määraga, mis oli siis 16 senti hektari kohta. Metsakultiveerimismaterjal peab olema soetatud metsakultiveerimismaterjali tootmise või pakendamise tegevusluba omavalt isikult või isikult, kes on kantud taimetervise registrisse kui metsapuude turustaja. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Erametsakeskusele lisa 1, lisa 6 ja vajalikud lisadokumendid nagu arved ja maksekorraldused, seda eriti siis taimede soetamise puhul. Peab olema esitatud selle isiku, kelle käest osteti kultiveerimismaterjali arvekoopia. Toetuse saamiseks peab maapinna ettevalmistuse ja istutamise kohta kindlasti olema võetud metsateatis, kus on siis iga eraldise kohta eraldi pindala tehtud töökohta välja toodud. Hooldustoetust makstakse kuni 3-aastase kultuuri hooldamiseks ja ka seda tõendatakse siis juba varem võetud istutamismetsateatise alusel või lagerajateatis, millele on juurde võetud loodusliku uuendamise kaasaitamisvõtete märge. Vardi metsaselts on nüüd juba tõesti 10 aastat vana ja liikmeid on järjest juurde tulnud, et oleme saavutanud sinna 200 lähedale selle liikmete arvu. Veel ta seda päris täis ei ole, aga loodame, et järgmise aastaga saame selle numbri ka kindlasti täis. Selgelt meil ei ole küll väga nii-öelda suurte metsaomanike selts, et meie keskmine metsamaa pindala on seal paarikümne hektari tuuris. Et meil on palju liikmeid, aga metsamaad mitte kuigi palju, 5-6 tuhat hektarit, siis tuleb see kamba peale kokku. Et kindlasti see teeb natuke sellise metsaseltsi juhtimise raskemaks, et on väga paljud inimestega vaja suhelda ja sellist majanduslikku koostööd on niimoodi oluliselt raskem teha kui seal paarikümne suure metsaomanikuga. Aga metsaseltsi eesmärk ju peakski olema see, et just neid väikseid koondada, et suured saavad ka tegelikult hakkama ju ilma metsaseltsideta. Samas on meil ka mõned suuremad firmad sees, kes ikkagi on huvitatud olla liikmed, toetada oma liikmesolekuga Eesti Erametsaliitu, et ka poliitilisel tasandil oleks nende huvid esindatud. Et selles mõttes, et ei ole me nii-öelda ette pannud kellegile, kes ikka liituda tahab, selle oleme rõõmsalt seltsi liikmeks võtnud. Teatavasti on siis Eesti metsaseltside maastikul varsti algamas suured liikumised, et seoses siin määruse muudatustega on nendele metsaseltsidele, kes ikkagi toetust plaanivad edaspidi taodelda, oma nõuded, oma uued tingimused määratud, et kuidas selles valguses üks väike metsaselts ennast nagu tunneb? Oleme juba teinud, kuna tõesti eesmärk ju on mingis tulevikus saada ikkagi maakonda, Rapla maakonda üks metsaselts, siis aga ühinemine ei tohiks olla nagu eesmärk oma, et leian, et see, kui Rapla maakonnas on ühinenud vähemalt 500 metsaomanikku, on alles mõistlik see nii-öelda metsaseltside ühinemine läbi viia. Et tänaseks me seda arvu veel ei ole kokku saanud ja samas usun, et lähitulevikus see number kokku saadakse. Oleme pidanud ka juba esimese sellise ümarlaua kõigi metsaseltside, Raplamaa metsaseltsidega ja oleme arutanud seda teemat ja ega väiksed metsaseltsid, kes nii-öelda hetkel praegu väga majanduslikku koostööd ei tee, ega nad ei ole selle vastu olnud, et nende huvi on ka, et nende liikmete huvid saaksid võimalikult hästi esindatud ja toetused tuleks ka nende piirkonna metsaomanikeni. Toetused moodustavad sellise metsaühistu jaoks ikkagi juba hetkel suhteliselt suure osa nagu nii taotlemine kui kogu see, ütleme, see liikmetele
teenuste osutamine on metsaseltsi igapäevatööks kujunemas, et kas üks ühistu ilma toetusteta ka veel tänapäeval on võimeline nagu ennast majandama? Arvan, et et see oluline võib-olla kriitiline piir ongi see 400-500 liiget, kus see metsaselts tegelikult saaks vabalt hakkama ka ilma igasuguste toetusteta. Nii-öelda vähemalt see igapäevategevus üleval hoida, ehk siis vähemalt üks inimene palgal, et see nõuaks 400-500 inimese liikme olemasolu. Või muidugi tegelikult liige ei ole ju selles situatsioonis just see kõik see oluline on see metsaoma pind. Aga ma leian, et kui meie kandis on väga palju just väikseid metsaomanikke, et siis siin on just oluline see liikmete arv, et see kuskil 400-500 tuuris, et siis me suudaksime vabalt ka ühe inimese palgal hoida, kes siis seda igapäevatööd teeb. Millised on sellised põhilised nagu tegevused, millega siis hetkel nagu Vardi Erametsaselts nagu tegeleb? Oma liikmetele oleme loomulikult pakkunud kõiki võimalikke teenuse variante. Loomulikult number 1 on see, et igal liikmel on kehtiv metsamajanduskava, mis on kõige aluseks, tööde planeerimise aluseks. Loomulikult igasugused teavitused, millal miski toetusmeede algab. Meil on oma nõustaja, kes siis teeb individuaalnõustamist. Siis järjest rohkem oleme üritanud sellist majanduslikku koostööd teha, et jälle ka sellel aastal toimuvad raieõiguse oksjonid. Oleme nüüd esimest korda ka proovinud inimestel aidata ka päris kinnistuna metsa müüa, kui ta on seda soovinud. Ja siiamaani me ei ole veel nii-öelda ühismüüki puiduna, ehk siis nagu seda ei ole veel praktiseerinud, see on plaanis. Aga raieõiguse müük on täiesti igapäevane tegevus ja iga kuu või paari tagant toimub siis mingisugune oksjon, kus siis aitame metsaomanikel raieõigust müüa. Vaatasin, siin tee ääres on ka päris palju sellist oksajäädet kogutud, et kas ka sellist hakkepuidu müüki ja ka ühismüüki plaanite siin lähitulevikus ette võtta? Hakkepuidu ühismüük nagu selles suhtes toimib väga hästi, et kui ikka akkur ühte külasse tuleb, et ega sellist asja meil küll ei ole, et nüüd see akkur peaks poole päeva pealt ära minema, et me leiame alati sellele akkurile terveks päevaks siin tööd ja meie kliendid on alati sellega just rahul olnud, et me suudame pakkuda selliseid suhteliselt suuremaid koguseid. Selge, et jah, meil küll ei ole sellist mingit väga metsaseltsina pikaajalist lepingut ja nii edasi, aga niisuguse infovahetajad oleme me küll, et teame täpselt, kes kus mida teeb ja milline materjal kellegil on, et saame ostjad müüjad kokku viia, et see on ka juba minu arust väga suur pluss, et kellegil pole oma hunnik veel metsa äärde ära mädanenud, et see on ju väga oluline, et eriti tänases situatsioonis, kus tegelikult selle hakkepuuga on müüa päris keeruline ja väikeste kogustega ei ole mõtet üldse nii-öelda akkurifirmasid täna kahjuks tülitada, et hakkima tullakse ikkagi ainult suuremaid koguseid ja kvaliteetset materjali, et pärast siis vaatamegi, et mis teeb selle materjali kvaliteetseks ja mis on need probleemid, mis selle varumisega tehakse, et miks mõned hunnikud jäävadki metsaserva mädanema? Siin oleme erinevate ühistute puhul puutunud kokku sellise nagu murekohaga, et kui näiteks on vaja nagu raie, sellist või metsa ülestöötamise teenust, siis hetkel suhteliselt keeruline on hankida siit. Et kuidas teie olete nüüd enda ühistuga, kas teil on endal selleks nagu tehnika soetatud või teil nagu ei ole probleeme olnud või? Nojah, kuna me siiani ei ole läinud seda teed, et me müüme materjali, me oleme müünud seda raieõiguse müüki ja selles mõttes, et siis ostja muretseb selle tehnika, tavaliselt ostjal ongi see enda tehnika olemas, et
siiamaani me ei ole sellega mures olnud, aga ei saa välistada, et me lähiajal hakkame sellega tegelema, et ikkagi väga niisugune kindel koostööpartner, kes meie liikmetele raiuks ja müüme siis juba sortimendina metsamaterjali. Siit võib-olla ongi paljalt tulla tehnika juurde, et kuidas Vardi Erametsa Selts on oma tehnilist baasi täiendanud siis erinevate toetuste läbi, kui olete ise suutnud ennast? Et no tehnika suhtes kõige rohkem oma liikmeid oleme aidanud just saagide, võsasaagidega, et neid on meil vist Metsaseltsis kirjas seal 4-50 tükki, mis on siis metsaomanike kasutuses, et 2 korral oleme nii-öelda sellist varianti pakkunud, et läbi Metsaseltsi siis poole odavamalt endale saaks soetada. Väga usinasti on seda kasutatud. Tuleb tunnistama, et nagu Metsaseltsile on see suhteliselt suur koorem kanda, et keegi peab vastutama selle 50 sae eest, et nad ka 5 aasta pärast olemas on. Keegi peab nad kokku korjama siis, kui kontroll peaks tulema neid iga paari aasta tagant kontrollima, sest see õigus on kontrollidel olemas, et siis selle 50 inimesega kokku leppida see aeg, millal saaks siis kokku tuua ja siis ära näidata ja siis leppida aeg kokku, millal ta selle sae siis jälle nii-öelda omale tagasi saab. Et see on niisugune, küllaltki koormav asi, aga oleme hakkama saanud. Me ei ole väga palju sellist suurt tehnikat oma liikmetele nagu pakkunud, et läbi toetust, et see oleme ikka üritanud nii, et igaüks ise taotleb. Et oleme aidanud loomulikult kõigi paberitööga, et need taotlused sisse anda. Ja põhjuseks just seesama see vastutuse pool, et juhatus peab vastutama väga suurte summade eest, et pärast on mingi hetkel nii, et kui mingi jama tekib, siis ei ole varsti enam juhatusse inimesi panna. Et see on see üks pool, mis selle asja miinus on, aga siiski ühe metsaveo tõstuki ja ühe traktori oleme ka soetanud. Ja õnneks sellest aastast on neil Vardis niisugust lisajõudu, et saime nii-öelda tugiisiku, siis enda seltsi, siis Märt Linnamägi on siis Raplamaa tugiisik ja loomulikult ajab kogu Raplamaa metsaomanike nii-öelda jagab nendega oma muresid ja rõõme, aga kindlasti, kuna ta on ikkagi otseselt Vardi Erametsa Seltsi palgal ja ta elab ka siin kandis ja siis loomulikult kõige rohkem nii-öelda seda tuge saavad just praegused Vardi Erametsa Seltsi liikmed. Et just tänu sellele ma julgen nagu loota, et me saame käima siin lähiaastatel ka selle puidumüügi ja meie liikmete arv ikkagi kasvab tänu sellele jõudsalt, et ma arvan, me ei ole nagu väga palju lehtedes teinud endale reklaami, aga meil on just käinud see, et naabrimees kutsub naabrimehe, et sellel süsteemil ja ma loodan just, et kui see puiduühismüük läheb ka käima ja inimesed näevad, et neil on kindel partner, soovitatakse naabrimehele, kes on samuti huvitatud ja niimoodi need liikmed kasvavad.